Tere taas vaatama arhitektuurisaadet Majade ajas. Nagu eelmise saate lõpus ütlesin, kui jumal annab, järgmises saates oleme Pärnus. Ja nii ongi meile antud ja läheme Pärnusse vaatama, milline näeb välja Pärnu Keskraamatukogu. Miks me siin oleme ja mis koht see on? No, me ju koos valisime, et võiks mõni uuem objekt olla ja kuna meil on siin olnud nüüd Saarineni maja ja Kino Kosmos, et siis tänaseks saateks sai valitud see Pärnu Keskraamatukogu. Et mis on, ütleme, uuel taasiseseisvunud Eesti ajal pole neid raamatukogu hooneid ju väga palju ehitatud. Et mida niisugused, pisemad võib-olla pigem, ütleme näiteks Muru perebüroo Pääsküla raamatukogu, mis on küll pisike, aga väga sümpaatne ehitis, aga nendest päris uutest raamatukoguhoonetest see on kindlasti kõige suurem. Kui nüüd ülikooli raamatukogusid mitte arvestada, et rahvaraamatukogudest räägime. Ja kui nüüd selle maja niimoodi eelajalugu või tegelikult ütleme linnaehitusliku positsiooni analüüsida, et siis tuleb minna kuskile 60 või isegi rohkem aasta taha. Et see, miks ta praegu siin ühelt poolt siis piirneb Vallikraaviga ja teiselt poolt siis Pärnu keskväljakuga. Ja see Pärnu keskväljaku lugu on iseenesest üks markantne linnaehituslik näide 52. aastast, kui see Harald Armani juhtimisel see projekt siia tehti ja osaliselt ka teostati, aga ütleme, see on nüüd siuke spetsiifiline periood Eesti haldusjaotuse ajaloos. Et 52-53 olid Eestis oblastid, mida võib-olla isegi nooremad inimesed ajalootunnist ei räägita sellistest asjadest, kuna see oli nii lühike aeg. Aga oli 3 suurt oblastit, Tartu, Tallinna ja Pärnu. Ja siis nende ümber olid siis rajoonid, aga ikkagi oblastikeskus pidi olema kõige uhkem ja seetõttu see ikkagi Pärnu linnale ütleme üledimensioneeritud keskväljak, mis siin kõrval asub, et mis on suhteliselt tühi ja ei ole tal erilist kasutust, kuigi ta need puud on tänaseks päevaks muidugi suureks kasvanud, aga eksisteerib põhiliselt parklana, nagu me nägime. Nüüd jõuame ikkagi selle Keskraamatukoguni. Miks ta just siin on? See jällegi see mõte, et tihendada seda väljaku äärset ja et kuna ikkagi Pärnu peale mõtleme, siis inimesed liiguvad põhiliselt seal rannarajoonis ja ütleme Piki Rüütli tänavalt, aga see endine Lenini, kas ta oli Puiestee või lihtsalt tänav, mis tegelikult praegune Pikk tänav algab siit väljakult, et ta on, see algus on Hruštšovkadega seal ka 50. aastatel niimoodi palistatud, et talle mingisugust siis funktsiooni ja võib-olla väärikust ka juurde anda. Et siis 99. aastal toimus arhitektuurikonkurss ja maja ehitati praktiliselt 10 aastat. Et konkursi võitsid siis tol hetkel noored arhitektid, praegu juba keskikka pürgivad Eesti mehed, neid oli päris mitu tükki, 5 tükki, kõik tuntud arhitektid, et juht ots oli siis 3+1 arhitektid, büroo Andres Ojari, Markus Kaasik ja Ilmar Valdur ja siis selles tiimis oli ka ühtlasi Kalle Komissarov ja Mihkel Tüür. Et Kalle Komissarov ise on nagu hiljem erinevates büroodes tegutsenud ja Kunstiakadeemias üks olulisemaid arhitektuuriõppejõude ja Mihkel Tüüri me teame kui kosmosegängist nii-öelda omal ajal ja praeguseks hetkeks siis Kadarik Tüür-arhitektid. Et sealt see protsess siis alguse sai, aga see kestis ju aastaid. Kui see esimene etapp valmis sai, et siis 2003, et siis ta oli ikkagi üsna nüditud, et raamatukogu ees oli see makett, mis meil on nüüd muuseumis, linnaisadele meenutamaks, et võt see on tegelikult see maja, mis tuleb ära ehitada ja lõpuks siis 2008 sai see kõik valmis siin. Kuigi ka tegelikult, kui ruutmeetreid vaadata, siis ikkagi veidi
säästuvariandis. Aga noh, nagu teada tänapäeval ei ole raamatukogu enam lihtsalt raamatukogu või üldse ütleme avalikud hooned, näiteks isegi kirikud või mis ehitatakse, et neil on ka muid lisafunktsioone. Et see on ikkagi selline noh, ütleme nõukogude mõistes kultuurimaja, et ühelt poolt on tal väga selged funktsionaalsed piirangud või sätted, millega siis peab arvestama, et need riiulid siin kõik peavad ära mahtuma ja peab arvestama, et kui ikkagi kallis maja on ehitatud, siis järgmise 50 aasta jooksul ilmselt järgmist ei saa või isegi rohkema aja jooksul, et see peab olema ainult varuga. Kõik asjad, mis kogutakse, peab olema varuga projekteeritud. Ja teiselt poolt siis, et see oleks ikkagi niisugune kaasaegne mõnus keskkond, kus on igas vanuses inimesele hea olla, et alates kõige väiksematest siis kuni kõige eakamateni. Ja et ta ütleme, ta on ikkagi niisugune linnas oluline niisugune märk või ütleme, et avalikud hooned tavaliselt, kuna nad sünnivad lahtise arhitektuurikonkursi tulemusena, et nende arhitektuur on märksa niisugune efektsem või silmatorkavam kui lihtsalt niisugused säästu kinnisvara arendused ja seda peab kas siis riik või omavalitsus alati silmas pidama, et nad ei ehita mitte ainult kasti, kus on raamatud sees või kontserdisaali, kus ainult orkester mängib ja ülejäänud osa majast on tühi, vaid midagi muud. Et üks kriitika võib-olla oleks see, et kui see Pärnu uus kontserdimaja, mis ei ole siit ka kaugel, ära ehitati, et nüüd ta ongi niimoodi linnas mõttes seal jõe ääres üsna, et veidi nurga taga, et oleks võinud tegelikult siin samas platsi peal olla, et vastamisi siis ütleme teatriga ja siin keskel siis vahel on raamatukogu. Kui me jõuame tagasi sinna 99. aastasse, kui konkurss korraldati, millised olid siis arhitektuuris trendid, mingid moeasjad, mida näiteks selle maja juures siis ka kasutati? Ütleme, need arhitektid, keda siin sai mainitud nimepidi, et see võib-olla märkuseks veel 3+1 arhitektide kohta, et nemad on tõesti niisugused trips-raps-trull tegelased, et nad on kõik ühel aastal sündinud, ühel aastal Kunstiakadeemia lõpetanud ja 94 siis tegid oma büroo. Et alguses siis niisuguseid huvitavaid eramuid tegid, aga hiljem ka siis suuri niisuguseid avalikke hooneid ja mis palju konkurssidel osalenud, ühtlasi ka olulised õppejõud, juhendajad Kunstiakadeemias, et Andres Ojari on ka professor seal. Et eks see on see niisugune 90. lõpu 2000. alguse noorte arhitektide põlvkonna pealetulek, kes on hoopis teistmoodi koolitatud ja kelle vaated majadele ja ruumile on hoopis teised, et seal on palju niisuguseid erinevaid aspekte, et kes olid juba käinud välismaal kuskil õppimas. Holland näiteks oli väga oluline, mitmeid niisuguseid Hollandi arhitektuuri mõjusid võib siin näha, kuidas on lõigatud erinevate tasapindadega, need pandused, mis siin on ja nii edasi. Et see niisugune arhitektuuris längis siis nagu diagrammi põhjal projekteerimine, et mitte enam ei tehta fassaadi, vaid ikkagi seest välja maja, et see maja pannakse niimoodi tükkidest kokku ja siis ta võib-olla tulemus ei pürgi sellele klassikalisele esteetikale, et kõik on sümmeetriline ja kõik on niimoodi väga viks ja viisakas, et vaid vastupidi, et ta ikkagi töötab majana, on oluline. Ja mis veel on oluline, et see, kui ta 2003 esimene etapp valmis sai, et siis peab arvestama, et kuna 90. alguses ei ehitatud mitte midagi põhimõtteliselt peale. Teisel poolel ehitati põhiliselt ärihooneid ja see avalike hoonete ehitamine tuli alles sealt 2000. algusest nagu teemaks, et 2003 sai valmis Tallinnas näiteks okupatsioonide muuseum, mis on ka konkursi tulemusena leitud ka tol hetkel noored arhitektid, eks ole, Siiri Varler, Indrek Preil, et see on mingisugune märk
sellest, et ühiskond on muutumas ja ka rikkamaks saanud, sest et kui raha ei ole, ega siis omavalitsus või riik ei ehita suuri kultuurihooneid. Muidugi, kui ta valmis sai, siis 2008 sai ta ka Kultuurkapitali aastapreemia. Ja seal oligi just žürii dokumentides siis kirjas, et miks ta anti, et ühelt poolt terviklikult läbimõeldud hoone ja teiselt poolt siis ka see linnaehituslik aspekt, et kuidas see linnaruum jätkub siin sees, et kui siin toimuvad nende väliterrasside peal siin kontserdid ja seda maja on võimalik niimoodi läbida nagu linnatänavat praktiliselt. Et siis see oli mingisugune uus mitte väga levinud või tol hetkel ikkagi mingi saavutus omaette. Kui nüüd minna üldisemalt Pärnu peale, et kui mõelda Pärnu linna peale, Pärnu linna arhitektuuri peale, et mis oleks näiteks niisugused 4-5 hoonet Pärnus, mis teevad Pärnust Pärnu? No see maja kindlasti, kui me nüüd hakkame, ütleme, tagantpoolt otsast peale. Aga kui me eestpoolt otsast ikkagi Pärnu historitsistlik kihistus seal 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus ja muidugi Olev Siinma kõik majad, mis siin on, mõned on niisugused tuntumad, mõned on niisugused mitte nii, aga Rannahotell ja Rannakohvik ja tema villad ja tema enda eramu ja et see Eesti-aegne selline kihistus ja kui ta ikkagi kujunes siis selliseks kuurortlinnaks ja nõukogude ajast kahtlemata Pärnu KEK-i kompleks ja mis siis Toomas Reinu juhtimisel ja seal Värtnõu, kes just sai ka hiljuti Kultuurkapitali elutööpreemia ja siis insener Andres Ringo, kes seal toimetasid, et see, mis seal Pärnu külje all või ääres Tallinn-Riia maantee nagu kahel pool teed on, et kus ühel pool on siis elukondlik kompleks ja teisel pool siis Pärnu KEK-i tööstushooned ja kontorihoone, et see on selline ära ehitatud tükike utoopiat võib isegi öelda, et kuna need KEK-id ikkagi olid võimsad ehitusorganisatsioonid, kes hakkasid ise endale ehitama ja see komplekssuse aste, mis seal läbivalt terves selles planeeringus on, kuigi see jäi ka lõpetamata, et seal avalikest hoonetest ainult lasteaed tehti, mis on ka väga vahva. Aga see mastaap ja see selline suur lai haare, et sellist asja ei leia ka ütleme Tallinna linnast või Pärnus on ka päris toredaid selliseid elamuid, mis on nagu viimase 15 aasta jooksul tehtud. Et siin on osad omad arhitektid, kes siin toimetavad ja kes väärtustavad seda ajaloolist keskkonda ja seetõttu nagu on, ütleme, Pärnus ja Tartus, et kus nad on piisavalt suured kohad, et on ka mingi oma kohalik arhitektkond, kes siis oskab seda keskkonda edasi arendada. Milline oli Pärnu raamatukogude olukord ennem keskraamatukogu valmis saamist, selle uue ilusa maja valmis saamist ja milline on ta praegu? Uus maja sai siis esimene etapp sai valmis 2003. aastal ja enne seda tähendas pärnakale raamatukokku minek 5 erinevale aadressile minemist, et meie lugemissaal ja administratsioon olid Rüütli tänaval ja muusikaosakond oli ka seal. Siis lasteosakond oli meil Uue kunstimuuseumi juures ja kes tahtsid raamatuid koju laenutada, nemad pidid minema Mai keskusesse, kus oli siis kojulaenutusosakond. Ja lisaks olid ka veel 3 haruraamatukogu tollel ajal olemas. Nemad siis tegelikult juba 8 aadressi, aga keskkogu iseenesest oli siis 5 erineval aadressil. Ja kui nüüd see maja valmis sai, kas siis lisandus ka, ma kujutan ette kõikvõimalikke tegevusi juurde, mida te varem teha ei saanud? Kindlasti, sest et
eks raamatukogud on ju ajas nii palju nüüd muutunud, et ei ole asi ainult raamatutes enam, vaid raamatukogu peab pakkuma kõike muud, et raamatukogu kui elutuba, raamatukogu kui kokkusaamiskoht, kohtumispaik, raamatukogu kui kontsertpaik. Et eriti palju uusi tegevusi lisandus meile 2008. aastast, kui see maja sai siis täies mahus valmis. Et esimeses etapis meil saale ei olnudki. Et selle teise ehitusetapiga siis said ka raamatukogu saalid valmis, mis andsid palju uusi võimalusi tegutsemiseks ja igasuguste ürituste korraldamiseks. Ja muidugi, mis nagu muudab raamatukogu tegevust, on aeg. Et kui 10 aastat tagasi ei mõelnud keegi selle peale, et mul on vaja, ma ei oska arvutit kasutada, et ma tulen raamatukokku küsima. Aga nüüd on see täiesti iseenesestmõistetav, et raamatukogu korraldab nii nutiseadmete kasutamise koolitusi kui ka tavaarvutite kasutamiskoolitusi. Aga on ka traditsioonilised asjad ikka, ja muidugi koerad on raamatukogus lastele, et lugemiskoerad, et laps käib koerale ette lugemas. Aga on jäänud ka ikka traditsioonilised sündmused ja kirjanikega kohtumised, kontserdid. Lisaks me rendime ka oma saale välja, kes tahab midagi siin korraldada, et siis meie saalid on väga populaarsed, et asukoht kesklinnas, parkimisvõimalused, bussiga lähedale tulla ja ilus keskkond. Ilus keskkond on ta kindlasti. Kas lapsed käivad ikkagi raamatukogus ja laenutavad raamatuid? Kõigil meil on arvamine, et kõik on ninapidi kas telefonis või arvutis. Kas paberraamatut ikka loetakse? Ikka loetakse ja lapsed käivad rõõmuga raamatukogus ja lapsed toovad oma vanemad ka kaasa. Sest meil on ka igal teisel kolmapäeval on meil raamatukogus Mürakaru kool. See ongi mõeldud sellistele 1,5 kuni 3-aastastele lastele, kes veel lasteaias ei käi, aga kes siis oma emade, isade või siis hoidjatädide või vanaemadega tulevad pooleks tunniks siia raamatukokku, et siis natukene harjutada seda rääkimist ja liikumist ja laulmist ja seal samas ka raamatuid vaadata. Ja alati pärast need väikse Mürakarud koos emadega või vanaemadega lähevad siis ka üles teisele korrusele lasteosakonda, kus nad siis võtavad ka mingi raamatukese, pildiraamatu antud juhul kaasa või siis ka mõne toreda raamatu, kust ema saab lugusid ette lugeda. Mis raamatuid, ütleme, et keskealised inimesed siin Pärnus kõige enam tahaksid lugeda, kas mõnel raamatul on hästi pikad järjekorrad, mida loetakse? No ikka on järjekorrad. Järjekorrad on nendel raamatutel, mis on populaarse, millest räägitakse palju. Et ma tean, et praegu on Stig Rästa raamatul päris pikk järjekord, Jaak Joala raamatul, need eluluraamatud. Juturaamatute järjed lähevad niimoodi on ja ei ole, et siin lingvistiline mets ja lingvistika. Et see käib niimoodi hoogudena, et kui kuskil jälle mõnest raamatust räägitakse, siis tekib inimestel huvi. Kui kuulutati välja siin Kultuurkapitali kirjanduspreemia nominendid, siis me panime nende nominentide raamatut kõik väljapaneku, see väga populaarne oli, et inimesed võtsid teksti järjekorrad. Nüüd võitja Paavo Matsini raamatul on järjekord loomulikult. Nii et raamatukogu oli, on ja jääb? Ikka. On juba Aleksandrias saadik olnud, kus ta siis nüüd järsku ära kaob. Aastal 1999 võitsid 5 inimest Pärnu Keskraamatukogu konkursi. Mis oli teie arvates see, mis teie võistlustöö tegi teistest paremaks? Ma arvan, et see oli siis võimalus, mis me andsime uue raamatukogu, et me tõime linna nagu sellesse mahajätud kohta tagasi, et tollel hetkel oli see täiesti nagu selline söötiskoht, kuigi tal on nagu väga huvitav ja mitmekihiline ajalugu, et kohe selle tänase raamatukogu nurgast hakkas siis Komtuuriloss, mis siis võib ette kujutada, et see nägi umbes välja nagu Kuressaare loss, et võib ette kujutada, kui uhke see on olnud, et see on nagu tegelikult siis selle keskaegse Pärnu nagu nurgakivi, mis siis sellise stalinistliku linnaplaneerimise käigus nagu ära hävitati. Ja selle koha nagu
taasavastamine ja taas linnale tagasi andmine oli ilmselt siis see, mida siis žürii nagu leidis, nagu, et võiks olla selle võidutöö vääriline. Kui palju see seltskond oli ennem koostööd teinud või oli see esimene 5 inimese koostöö? Noh, Andres ja Ilmariga me olime ikkagi juba selleks ajaks võitnud ka Eesti saatkonna Vilniuses ja teinud pärisarjatuuri jõudnud juba teha. Et me ei olnud küll Kalle ja Mihkliga ei olnud ennem koostööd teinud, aga see ei olnud nagu mingi probleem, et me pidevalt oleme teinud ja teeme siiamaani erinevate inimestega koostööd. See Pärnu raamatukogu, tema ehitamise aeg on ääretult pikk, miks nii? Jah, see on tõesti huvitav lugu, et see on nagu päris omaette nagu ajalugu, eks see nagu on segu sellisest Eesti enda küpsemisest ka ja haldussuutlikkusest ja suutmatusest. Et selle projekteerimise ja projekti tegemise jooksul me nägime vähemalt 5 või 6 Pärnu linnapead. Ja miks ta päris nii kujunes? Tegelikult ega ma ei oska seda niimoodi öelda, et sellepärast, et lihtsalt see esimese etapi jaoks oli nii palju raha esimene kord ja pärast siis aja jooksul saadi see raha juurde, et lihtsalt võiks see nii olla. Kas nüüd on see maja täpselt niisugune, nagu ta oli ette nähtud või sinna tuleks veel midagi juurde teha? Ei, nüüd on ta täpselt niisugune, aga kindlasti on juba eks ta elab nüüd juba oma elu, et eks teda saaks juba vaadata kui nii pika aja peale, et kindlasti saakski veel vaadata kui nagu juba niisugust elusat organismi, mis on läinud oma teed. Kas selle maja juures need inimesed, kes seal sees töötavad, reeglina naised, on öelnud midagi teile selle maja kohta? Kas midagi on väga hästi, midagi on väga huvitavalt, midagi, mis neile väga meeldib? Ma arvan, et mis seal üleüldse nagu, mis see esialgne mõte oli ja mis oli ka Pärnu raamatukogule väga suur muutus oli see, et kui enne Pärnu raamatukogu põhimõtteliselt töötas selliselt, et külastaja pidi letist raamatu võtma siis ja töötajad olid leti taga, siis täna on külastajad ja töötajad on nagu võrdsel tasapinnal ja nad on seal samas raamatute vahel. Et selline raamatukogu demokratiseerimine või nagu samale tasapinnale viimine oli nagu selle asja mõte. Ma arvan, et ka töötajad on sellest kindlasti on sellega rahul, et see olukord on nagu nad ei istu kuskil nurgas, kuskil pimedas kohvilauas, vaid et nad on tegelikult aktiivselt inimestele olemas ja suhtlevad inimestega. Ma arvan, et see on kogu selle ka raamatukogu võti või me oleme naljatamisi öelnud vist, et see raamatukogu on Pärnu kõige suurem avalik teenus välja arvatud surnuaed, et ega see on nagu hästi tähtis äsi ja asutus ühele omavalitsusele. Ja seda kõige huvitavam on see, et ka see sellisena töötab, et kuna see on nagu viimane kommertsivaba selline avalik ruum, mis linnale pakkuda on, siis see on muutunud ka inimeste töökohtadeks näiteks, et inimesed tulevad hommikul sinna, löövad oma laptopi lahti, teevad seal tööd ja lähevad õhtul koju. Et see ta ongi nagu siis muutunud meie sellise loomuliku elu ja ka avaliku ruumi osaks. Et nii saab sul katusel kontserte korraldada, kui siis all ajalehte lugeda või tööl teha või raamatuid lugeda või sõpradega kokku saada. Et ka selline sotsiaalne ruum ja sotsiaalne keskus, millest me nagu kujutasime ette, et ta võiks olla, et ta nagu päris pika aja jooksul on ta lõpuks ka selles kujunenud ja kindlasti ta ka kujuneb ja muutub veel ajas edasi. Nagu Mait oma jutus ütles, et see on heas mõttes kultuurimaja. Jah,
mõnes mõttes ja see raamatukogu, kuigi nüüd on see digitaalne maailm nagu tahaks nagu mõnes mõttes nagu peale tulla, siis tegelikult vastupidi, selline inimeste vaheline omavaheline suhtlus ja koos olemine, see ei kao mitte kunagi ära, et pigem selle tähtsus ainult tõuseb, kuna sellist ruumi, sellist ütleme tasuta ruumi või tasuta teenust enam tegelikult ei ole. Eelmise saate küsimus oli selline, mille vastuseks on, et peaväljak, mida te nägite, asus Viljandis. Viljandi linn ja keegi saab auhinna. Nii. Nii, lähen ette. Ja nimi on Helen Leetus. Palju õnne, Helen Leetus. Kätte saate kas arhitektuurimuuseumist, infoletist arhitektuurimuuseumi avatud aegadel või siis andke teada meilile, kus oleks teil parem see kätte saada, sest ma millegipärast kahtlustan, et tegu ei ole tallinlasega. Aga meie saates on alati küsimus ja seekord küsimus selle saate ehk Pärnu kohta. Ja see küsimus oleks, et kes oli Pärnu raamatukogu originaal, siis võidutöö autorid meeskond, kes need inimesed olid? Vihjena võin öelda, et teil on vaja 5 nime meie saatest välja koukida kuidagi. Ja vastust teada saatke ära meilile majatajas@tallinnatv.eu. Sellega on meie saade lõppenud ja suur aitäh külalistele kõigile ja kohtume 2 nädala pärast järgmises Majatajas saates reedel.